No nii, sõbrad, ma teen nüüd vinge katse, ma üritan minna ja inimeste käest natuke intervjuud küsida ka, kes pealt vaatavad, osad jooksid muidugi laiali, aga ma saan, siin on tšehhid ja poolakad ja vaatame, mis meil välja tuleb. Et eks ma lähen katsetan, see, mis te lippu näete, see on pesuehtne amatööri lipp, kui te nägite kuskil WRC auto aknas seda, siis teadke, Raanitsa katse veel, see oli amatööri lipp. Aga okei, ma lähen jalutan nüüd ja vaatan, mis saab. Niimoodi, esmalt ma lähen nüüd siis vaatan, mis Tšehhi rallifännid teevad ja vaatame, kuidas see asi läheb. Ma olen nõus, oled küsitud. Värke. Hey guys! Okay. You have your own chef. Okay, I make pausas and I put my stative like normal position. Oh, hey! How are you doing? I am well. Very good. You're right, Chase. How you like first stage? Very good, very fun, very a lot of sand, very smoky. Smoky? Yeah, up there. Okay. It was good. What do you make next stage? You go to somewhere else place? Look, we're gonna go to the other one and find a spot over there to. Do you think about that? Maybe next time I'm coming and will drive myself. Yeah, I mean, yeah, it's possible. Yeah, It's possible. Yeah, why not? It's fun. So yeah, must all time dreaming because I have dream. I made it. Yep. I want next time to hear, but it's so fucking expensive. Yeah. But you actually just like rally fans, or you have some driver who is driving right now? No, just Dad's been a rally fan ever since he was little, so he's showing me how it's done over here, you know. So. And how you like in Estonia? Very good, very good. Oh yeah. Okay. Yeah. And you're not first time in here? First time here in Estonia, yes. Okay. Yep. Which rally you was before? Long time ago in Czech Republic. Okay. Yep. Okay. Czech are good drivers. Yeah. Czechs make a good car, like Skoda. Yeah. Skoda. Our Vilves driving with Skoda. Yeah. What you guess, Vilves will win or not? Possibly, I hope. Yeah. It's good, Hope. It's good, Hope. Thank you. It's coming. I need that. Thank you. Nii, ja siit ma edasi vaatan, siin on mingid matkaauto rente, Saaremaaka auto või mitte Saarematka või ma ei oska seda Saarimaa keelt ei oska. Aga ma tulen vaatan, mis need mehed räägivad. No tere mehed! Kena. Oota, ma panen kaamera paika, siis ma tulen sinu mannu istuma. Niimoodi, Saaremaa poisid on head, andsid mulle ka istekoha, nii ma ründan seda istme kohta sinna, jooksuga tulen, väga kaugelt tulen, istun siia maha. Niimoodi, härra amatöör on siin, tšehhidega rääkisin, neil väga meeldis. Kuidas sulle esimene katse nüüd nagu meeldis või ütleme nii? No ikka on vahva ja vaadata kodus vaadata ja kaasa elada, et tolmu üksjagu, aga no keda see häirib. Tegelikult on üks äge asi, kas sa seda amatööri lippu näed seal või? Jaa, ma nägin, jaa. Jumala äge, mul soovitati pilti teha ja siis ma tead, kus ma üritasin pilti teha. Küll on tolmees, siis pole autot, siis sa niimoodi, et need lippautot pole peal, aga ühe pildi sain lõpuks. Aga sa nüüd jälgisid ka seda, et kuidas siis, ütleme, et see katse nüüd järgmine ka sõideti, et kuidas läks, kes mitmes oli, kas oli mingi üllatus? Kuule, ausalt öeldes olen pimeduses. Ma ütlen sulle. Ma räägin, olen pimeduses, netti lihtsalt ei ole. Netti tõmbabki maha. Ja olen pimeduses, naine veel küsis, et kuule, mis sa arvad, kas ma helistan sulle kogu aeg, et räägi, mismoodi asi on, ma võin siit öelda, siit natuke tuli, ütleme niimoodi, et vähemalt selle katse ja järgmise Pajari võitis. Okei. Päris hästi, jah. Pajari võitis, ja no Vill oli seal kuskil 5-6 midagi siukest, ma ei mäleta ka, mul vana inimese peal. Aga kuidas siis Evansil läheb esimesena peal? Evansil on väga pahasti niimoodi, et Virves oli seal, kuidas ma nüüd ei mäleta, kas peale seda katset oli
kuidagi niimoodi, et Virves oli peaaegu tal niimoodi kontsa peal, ütleme niimoodi. Ei no siin selle erine peal sõita, ta ei ole eesotsa sõitja mees ja kas sa oled minuga nõus? Kui sa tahad tulla maailmameistriks, siis sa pead oskama ees sõita. No ikka pead, see on niimoodi, et kui ütleme, et kui Ogi ei tule maailmameistriks, siis on see tegelikult ju tööõnnetus, et selles mõttes, et ta on tegelikult ju maailmameister. Seda ma ütlengi, Ott ka mitte kunagi jätad nad ees. Ei, sa ei saa niimoodi, et oi, et kurat, et oi, nüüd on nagu see asi ja see asi ja tuleb teha ja on nii. Peadki sõitma hambad ristis. Et ongi, et kõik mehed ei olegi maailmameistrid. Et see, et kui sa seal juhid rallit mingisuguste asjad kokku langevusega, siis ikkagi nagu mehed tulevad ja võtavad lõpuks ära. Ega see minu peal juhlikud vihkanud. Saaremaa värki. Ei no, aga ma ütlen, et mul tunne, tähtis selle kohta. Point on see, kui ma poodiumi peal olin, ma tundsin ennast kui ma ilmameisterina. Okay. Ja saad aru, see oli nii hea tunne niimoodi, et ma ise ütleksin niimoodi, et Ogier värisege. Ogieril praegu, nagu ma aru saan siin peale seda ja järgmist katsed, nagu nii hästi häid, igas Paja oli 2 võttis. Ogier on ju kõik, kes on rallit ja jälgib, nad teavad seda, et Ogier ju, ta tunnetab ära, kust kohast saab suruda ja ta tunnetab ära, et okei, no siit ei tule seda esikohta. Ootame, aga no ma võtan 3. koha punktid ära, et ma ei, vaat see on jällegi see suuka tarkus, et noored mehed vaata nagu Otke algusaastatel, et pigistas igal pool ninast vere välja nii kaua, kui siis juhtus. Täpselt nagu on ju Solberg täna enne. Solbergi täna muuseas see, et Pajali võitis, Solberg on seal nipa-napa maas ja ma muuseas ise arvangi seda, et tal kurat sõidab see katus ära ja ma endal ennustuse ei vand. Ma Solbergi ei vand kuskil poolest, ma arvan, et Solberg käkib ära. No aga viimased rallid on ju seda näitanud, et läheb ja on kõva koha peal ja siis sa eksid ühes kohas ainult ju. Sa saad eksida, sa võid ka natukene eksida ju. Aga kui õnne ei ole, siis jah, õnne. Ja ongi nii, et see piisab, siin on 300 kilomeetrit, aga üks kurv, mis on 30 meetrit ja seal eksid siis. Ei no vaata, siin on minu arust see ka, et vaata, okei, see, mis seal kuradi esimene, mis seal, kus nad seal Montes sõitsid ja vaata, kui palju läbi aedud ja legevärk ja pärast Rootsis. Aga ma ütlen, et siin Eestis rallil ei ole siukest kohta, kus sa saad niimoodi minna. Seda kohta ei ole. Et nii kui sa niimoodi siukse koha peal eksid, siis on võsa, siis on puud ja siis on kõik. No jah, ei no selles mõttes ma arvan ikkagi Eestis ikkagi on eksimisruumi. Ma sain praegu aru, sinu pärast ongi nii palav, siit ajab jumala kuuma välja praegu. Kurat, pane kinni. Ma mõtlen, mida Pekki kuuma on, tema kütab õues. Mul oli ju korraldaja tellis, ütles, et ei ole kindel, et Ott ei sõida see aasta, et Martin, et saad sa kuidagi. Mõtlesin, et davai, et ma tulen ja panen ilma soojaks, et siis tuleb rahvast, et noh, et kui Ott ei tule, siis äkki ei tule rahvast enne. Et kui ütleme, noh, Ott toob ka halva ilmaga rahva kohale enne, aga noh, need Otti pole see aasta, et... Ei ole, aga tead, mis ma vaatasin seda, mis ma endal tegin selle Facebookis selle küsitluse, et kes võidab Rally Estonia, kus on need WRC juhid, eks ju, ja siis kes Eesti poistest tuleb kõige paremale kohale, no Eesti poisid 8 tükki. Ja tead, kui pull on või? Näiteks seal kõik, kes panevad see, kes kelle poolt on, siis näiteks ütleme täpselt pooleks on niimoodi, et need, kes panid oma häält üldse WRC1-le ja vaatajaid on sellele postitusele, siis 2 korda rohkem on see, mis on Eesti poistel niimoodi, et järelikult siia rallile tulevad kõik Eesti poistel kaasa elama praegu. No tegelikult järelkasvu on ju meeletult praegu. Ja muuseas Virves on selles mõttes teinud ka rekordi seal minu küsitluses, siis selles kui ma viimati vaatasin, siis oli üle 2 šoti oli, kes panustasid, et tema võidab. Siis kui Ott sõitis, siis teinekord oli mingi hea ralli, kus oodati, et võidab. Ära praegu katus. Siis oli, Oti ajal oli mingi 200, 230 umbes, aga praegu Virvesel, ma arvan, et kui ma praegu vaatan, siis üle 3 sõtti juba. Aga eestlasi tuleb nii marudalt peale, et kui vanasti olid, ütleme, kui Märtin veel sõita, siis oli nagu üks eestlane ja Kari soomlase enne ja noh, siis oligi nagu see, et Märtin oli nagu sensatsioon, et et nüüd üks Eesti mees on läbi murdnud. Aga praegu tuleb ajasta, kus ikkagi Eesti läheb ralliga ikka väga maailmakaardil, et seal... No, ei, see on äge kõik, aga pole küsimustki, jah. Nii kurb on see, mis sa arvad, aga nii kurb on see tegelikult, et meil on
sõitjaid noori oleks meil üüber palju. Aga point on see, et vaata kogu aeg jääb raha taha. Selle tühise väikse asja, no mitte midagi maksma, see kuradi raha taha jääb see asi. Mõni talent lihtsalt peab jääma kodus pingile ja ongi kõik. Aga see ongi karm, et Saaremaa mehena ma ise olen jutte kuulnud, mismoodi Ott olevat käinud ise raha korjamas. Et milline tugev motivatsioon tal oli, et üldse läbi murda enne. Et käiski linna peal ettevõtetes, et tere, ma olen Ott Tänak, et mulle meeldib rallit sõita, mul on kollane golf. Pani kollase golfiga golfisse ja küsisin. Ei no käis erinevates ettevõtetes ja käiski raha küsimas. Ei no inimestel pidi usku ka olema, kui need annavad. Seda küll, aga ei usku olema, aga asja point, mis ma tahan öelda, on hoopis see, et sa peadki vaeva nägema. Sa ei saa niimoodi, et mul on ainult talent, aga ma selle nagu turunduse koha pealt ise nagu ei tegele enne. Ei, selles mõttes peadki seda tegelema. Praegu minu arust on hästi tubli on Jürgenson, kes ka vaata väga tasatargu ajab asja, sebib ise oma need värgid ja minu arust saab hästi hakkama, minu arust on jumala tore vaadata seda. Ma hoian Jürgensoni vinge pealt. Ei, Virvesel hoian ka, aga mul on tunne, et Virves on juba ilusti okei ree peale saanud, et nüüd oleks vaja, et saaks Jürgenson ka niimoodi korralikult. No ma arvan, et Eesti ongi nii väike, et siin võib-olla saabki niimoodi ühe mehe kaupa esialgu, et algul me saime Otti sai ree peale, nüüd ju Virvesega mismoodi, see oli Kruus lõkkas ju käima selle. Ja ma mäletan, ma panin raha. Jah, et anname Virvesel raha enne ja siis minu mõelest ta nüüd ütles ka mingi aeg, et võtame nüüd järgmise mehe enne. Ei, nad teevadki praegu, mina panin Ennokile praegu. Ja, et aga see ongi niimoodi, et meil on ju inimesi ei ole nii palju, et. Tegelikult mõtle, kui äge. Kui meil on praegu, vanemad lõvid ka, aga põhimõtteliselt 5 tippsõitjat on meil, ütleme põhimõtteliselt. Ja kui mõtled Eesti rahvaarvu, siis on ikka niimoodi, et andke poisid minna tead, et need ei ole mitte lihtsalt sõitjad, aga meil on tippsõitjad. Ei, aga praegu vaatasin, tegelikult ilma naljata vaatasingi, siin kurvi peal vaatasin, tulid need vertsud, tulid hästi, tulid puhtalt enne. Ja siis vaatadki meie oma juurde, kas tuleb nende palju lahjemate masinatega, aga vaatad sõidujoont ja seda ja sa saad aru, et mehed võtavadki viimast ja mehed ongi nagu nii pädevad seal roolis tegelikult enne. Ja siis sa mõtledki, et ei tea, et järgmine aasta on ju tegelikult ju need mehed on ju tänaste tippsõitjatega sisuliselt ju samas masinaklassis. Seda ma ootan kogu aeg, siis saabki olema. Sest ma võin sulle öelda niukese, mis on mul kõrva sostati, mulle väideti, et see on siseinfo. Mulle väideti, aga mulle väideti niimoodi ja lubati täiendust anda infole, aga et Ott pidi järgmine aasta sõitma, aga sõidab nagu Ogier pooliku graafikuga. Ma ise peast kodu, loomulikult sõidab pooliku graafikuga, nooled hundid tulevad peale ja siis ta sõidab pooliku graafikuga, vaatab, kuidas läheb ja siis ütleb, ma pooliku graafikuga, mul ei olnudki rohkem plaanis on ju. Sellepärast, et nooled poisid tulevad ja kui need hakkavad tuppa andma, siis on pekkis on ju. Sama värk, Ogier ilmselt lõpetab ära, sest ta ei tule, siis nad näeb ja mõksed noored tulevad peale. No jah, seal on, ütleme, Ogieril ja Otil on väike vahe sees võib-olla selles, et Ogier on oma võidujanu täis saanud, Otil seda täis ei ole täna, et. Ei no ma ise arvan niimoodi, et kui siuke info tuli, et ütleme, sõidab nagu pool aega, see on täpselt sama asi. Annad kurjadele näppu, läheb käsi tagant järgi. Loodame, et läheb. Ei, ma loodan ka. Aga kuule, oled räägitud, ma räägiksin su hea meelega, ma räägin terve saate praegu täis on ju, ma tahan teiste käest ka minna küsima intervjuu. No aga mine vaata, mis teised mehed räägivad. Ja mulle lubas muuseas Turva tütarlaps ka intervjuu anda, ainult käsit ütles, et ta kaamerat jääda, aga häälega võis jääda. Ja ma ütlesin, okei, teeme niimoodi. Ei no lihtsalt, et kõigiga, et võrdne oleks. Muidu pärast hakkavad kõiki rääkima, et kus see võrdsus on, et näed, lubasid sellega, lubasid, käis küsi, ühed väiksed noored poisid olid, nemad tahtsid, et ma nendega teeksin intervjuu, praegu läksid kala püüdma. Läheb elu kibedaks, kui võrdsus ära kaob, jah. Aga kuule, tänud sulle ja lipp oli kõrgel. Ma andsin kõik lipud ära, mul endal ei olegi nüüd niimoodi. Lipp on kõrgel, sinu lipp on auto küljes. Kui tore, väga hea. Ma andsin ühe norrakatele, ühe andsin siit. See Eesti kutil, näete, vaadake, amati lipp on bussi küljes ja kõik on vinge värk. Niimoodi, et aitäh. Aitäh. Ciao. So, hello. Fun. How you like a first stage? Huh? How you like first stage? It's okay. Okay.
You will be the next Rally Estonia Yes. will be to start. Yes. You will be drive yourself. Yes. Are you sure? I sure. Come on. You're kidding. No, dobra. Dobra. You want? Okay. It's- Okay. Just little bit. What is this? Oh, okay. Just little bit. But Just little bit. Then my 1 moment. then my how you say that? She's watching. See, I am like people man. I talking with everyone like Colin Clark, and I can drink when I need and everything I can do. I have a lot of people. I see. I have a lot of people. I must make interviews and all these things. But anyway, it doesn't matter. Give me your own glass. Just a little bit. I don't have glass. No glass. Take a little bit. Thompson, Thompson. No, Thompson. No, tam jest, no. Daj sюда. Ja puka mi przyniosę. Oh, that will be now absolutely crazy when people see, that amateur will drinking in real time, in real rally. That's a point. No niimoodi. Poola poisid pakkusid mulle väikese napsukese. Kas ma ometi ära ei saanud öelda, ma amatööriks, ma ei saanud Eesti rahva läbi teha. Aga ma nüüd lähen niimoodi, et pilti ma ei näita, sellepärast, et mul on enne kokkuleppe turvatüdrukuga. Tema nägu ei näita, aga tema räägib mulle ikkagi. Nii et nüüd ma näitan ise ennast, nautige mind ja mõelge, et ma olen sama ilus nagu tüdruk on. Okei. No tere turvatüdruk. Et räägi oma nüüd momendist, et see, kus sa siin turvad, kas sul on nagu keeruline meid siin turvata või oleme me väga head kliendid? Täna olete väga head olnud. Täna? Täna, jah. Aga kas siin on ralli nagu iga päev? Ei no, eelmistel kordadel on olnud ka halvemaid kogemusi. Okei. Aga täna meie oleme tublid olnud. Jep. Aga mitmendat korda sa üldse oled nagu rallil niimoodi turvane siukse koha peal? 3. aasta on mul. 3. Iga kord oled selle sama koha peal olnud või mingid muud kohad või kuidas seda jagatakse? Erinevad on, et kuidas juhtub. Aga kas seda tõmmatakse loosiga või mismoodi seda määratakse? Seda ma ei oska öelda, et kuidas ülemus ütleb, nende läheb. Okei. Ja siis tuled niimoodi ja mõtled, et issand jumal. Kumb on parem, kas siis, kui vihma sajab või siis, kui päike on lagi pähe? Ma arvan, et ikka päiksega on parem. On parem? Jah. Kuli vaid mina küll ei ütles, kui päike lagi pähe, jumala kullu poole, jumala palav hakkab, et pigem olgu vihm, mõtle vihmavarju pea kohal on okei. No samas päikse ees saab mütsi panna. Kuli vaim sa oled jälle jumala kaval. Sa oled ikka kaval, noored on kavalad. Aga kuidas sulle endale nagu ütleme, üks asi sa pead seda oma turvatööd tegema, jälgima, et siin kõik oleks ilusti tore ja kõik korras, aga kui palju sealt kõrvalt sulle aega jälgida, ütleme rallid ka, ütleme nagu tulemusi või niimoodi või kas sind huvitab see, ei huvita või kuidas? Ei no tulemusi jälgin tagantjärgi, et samal ajal ei vaata. Okei, see on hea point. Sellepärast, et see ei aja vihale on ju. Muidu vaatad. Jah, kindlasti. Täna tead, kuidas läinud on? Ei tea. Ei tea, ma võin sulle öelda. Selle katse võitis Pajari, järgmise katse võitis Pajari. Niimoodi, et kui sa Pajari fänn oled, siis hoiad näpud peos, siis läheb hästi. Eks tal läheb hästi, jah. Ei, mul on Pajari üle hea meel. Mul ei ole selle peale üle hea meel, et ma ennustuses ei pannud Pajarit esimeseks. Aga okei, ole siis tubli. Mul tuli see järsku pähe, äkki sina tead. Miks Urmo nii hilja tagant startis? Kas ta ei leidnud stardi kohta ülesse või? Ei oska öelda. Me ise siin arutasime oma keskise, et mõtlesime, et see võib-olla pandi nimelt niimoodi. Aga me mõtlesime juba, et äkki eksis ära või mingi värk, et me olime kohe mures. Aga kuule, ole siis tubli. Siin mina olen siin pildis, tüdrukut ei ole. Tüdrukut ma lubasin, et ma ei pane teda pilti. Ja te küsite miks, aga sellepärast ta lihtsalt nii kena. Ta on nii kena. Ja ta ei taha, muidu tulevad, hakkavad kõik talle helistama ja kõiki värke küsima, Kalle, kes see tüdruk oli. Ei, ma ei ütle teile. Nii et, kuule, aitäh sulle. Ole tubli. Vaat niimoodi. Niimoodi see amatöör käib, matkab nagu Colin Clark, ta peab nii palju käima, mul on täna peaaegu 10 000 sammu käidud, ma pean veel saama sinna, kui lähed veel seda katset teist korda vaatama mingi teise koha peal, teise võtme peale ja veel mingi asi.
et okei, see video tuleb nii palju hiljem ülesse, et praegu hetkel kohe see ei olegi nagu enam oluline, see tuleb pärast. Aga mul on siuke kahtlane tunne. Ma tahtsin nagu olla kaval, et turvaline, ma drooni üles ei lase, aga turvaliselt, et saaks mingi mõnusa pildid ja vägevalt tuleb auto ja puha ja mul oli siuke statiiv, panin statiivi peale, panin siukse aluse, sinna panin drooni kinni, drooni sama lendama ei hakka, kui sa ühte nuppu pikalt alla ei hoia. Ma panin igaks üks nipukatega kinni, et oleks kinni, et jumala eest mingid jama ei juhtu, aga et lihtsalt saan filmida, pilti teha. Aga ilmselt võttis siis mingi droonipüüdja värk selle asja kinni, kes ma laksuga näitas siukest teemat, et mul on nagu, et droon on nagu üle kuumenenud, et see kaamera teema, ma sain püha püss, jooksin üle tee, küsisin turvalt luba, siis kui see autode vahel jooksin üle tee, käisin, panin ühte kohta õunapuu alla. Pane värk, restardi, kõik ilusti töötab. 2 autot läks mööda, jälle pekkis on ju, mida pekki, et see ei ole normaalne. Nii et ma arvan, et see ongi see, mismoodi see drooni lennu värk, aga mida nad ära ei avasta, nad ei avasta ära, et drooni lenda, midagi liigu, midagi õhus ei ole. Nad avastavad lihtsalt selle drooni signaali. Nii et minu see kavalus, et nagu turvaliselt saada head pilti, videot selleks natuke vett vedama. Aga ütleme suures plaanis oli kõik okei. Aga nüüd ma lähen, matkan siit, näete, ma näitan teile kohe. Näete, seal eemal on veel Eesti lipp. Järelikult seal on Eesti inimesed, äkki nad annavad mulle intervjuud. Nii et ma lähen matkan sinna. Praeguseks panen pausi peale. No nii, siin ma lähenen Eesti rallifännidele. Ma ei tea, mis juhtub, kuidas on, äkki antakse intervjuu. Igatahes ma küsin, tegelikult ma peaksin panema oma kaamera siia murutraktori peale. Oot, ma panen korraks pausi peale, siis ma lähen meeste käest küsin, nii et kõik näete pealt, mis juhtub. No, tere härrased. Tere härrased. Ma nägin siin härrased. Ei ma jälle, ma alles esimest korda tulen siia. Mis te oskate oma muljetest nüüd jahuda, kuidas see esimene katse läks? No kuule, väga tipp-topp on ju, aga räägi ikka vanemate härradega. Ei, vanema härraga ma rääkisin, temaga ma mõtlesin, ma räägin lõpupoole. Ma ütlen niimoodi, kuule, need on minu tuttavad sugulased, minu ööpoolsed sugulased ja kõik on, siin ongi, vaata. Kuidas, ja meil on kõik suur ja kui võtta terve see maa, eks oleme kõik üks kamm. Pere, siis on vägev. Sa ühesõnaga praegu nagu õpetad poistele, kuidas peab rallit sõitma. Mis? Et sa õpetad praegu noorevale põlvele. Jaa, noorema, aga siin ei ole nii palju noori, siin on vaata kõik enam-vähem kesk, aga need on ka rallikad. Ei no, aga tore. Oot. Seda me peame näitama, näete, vaadake. Ja kui keegi tuleb ütleb, et lätlastel on rohkem lippe, meil on ühe platsi peal 3 lippu vähemalt. No, yes, massa! Oi! Yes! Okei, tuli! Aga teate, mis seis on praegu üldse või? Ei, ma ütleme, WRC ühes vähemalt 2 järjestikku katset võitis Pajari. Elfiniga on päris kusid, vist on niimoodi, et 7 või 0,7 sekki vist pidi Virve see ees olema, nii et Virves võtab äkki Elfini ära niimoodi. Aga tule selle lõpus, kui ralli lõpus on, tule siis. Ja siis me anname ka mingisuguse kommentaari ja võib-olla selle, vaata, asi ongi selles, et siin nagu oli kuuldused, et tänavasta viimane ralli lõpeb siin ära. Aga ma kahtlen, et see ära lõpeb sellepärast.
nendel tuleb enne suur ettevalmistus. mina võin sulle, mul on tead siuksed, ma olen siuke kahtlane vend, ega mul tuleb maa alt ja maa pealt tuleb informatsiooni ka. aga nii palju ma võin öelda, et okei, seda ma päris mürki ei julge võtta, aga Rally Estoniat sedasi kui WRC ralli järgmine aasta ei tule, ilmselt tuleb WRC ralli nagu oli. WRC rallit ei tule. Ralli tuleb, aga ta võib tulla teise nime all. RC. jah, aga Euroopa oma. jah, aga kuule, kus on kõige paremad teed? siin. Aga ütleme niimoodi, kas olete kõik nõus minuga, ma ütlen teile praegu ühe case'i, kui inimesed mõtlevad, et WRC rallit ei tule, mis vahe seal järgmine aasta on, kõik on niikuinii ühtemoodi autod. Virves tuleb, paneb Škodaga ja paneb niikuinii kinni, et vahet ei ole. Teine asi, mis ma selle ralli kohta ütlen niimoodi, üks negatiivne asi. No. Miks ta tegi kesknädala reedusel või, miks ta teinud oleks vaatajad rohkem, piletid oleks rohkem. Come on, ma tahan pühapäeval puhata, pühapäeval ma vaatan 2 katset ära. Ei, lauba. Mis laupäev, reede laupäev? No aga siin on kogu aeg olnud laupäev. Kuule, kas siis sõitjad kahju ei ole, laupäev sõidavad 300 kilomeetrit või nalja teed või? Mis asi? 300 kopikatega kilomeetrit laupäeval ära sõita. Ei, mina rekkamees, ma sõidan päeval 7-8 sotti, okei, aga... Meie oleme rahul selles suhtes, et noored Eesti mehed praegu, kui palju piletite hindasid kuule, järelturg on meil hästi äge. Ei, meil on äge. Aga kuidas poisid, kas teist keegi reaalsuses ka mingid härra amatööri näinud kuskil on? Kuulnud? Mitte väga. No vot, siis nüüd kuulsite siin, kõik kuulsid. Kõik tõstavad samamoodi lipuga, siis käed üles ja hõikavad. Yes, amatöör on tegija. 1, 2. On küll ja, yes, amatöör on tegija. Tänak enam hetkel nagu ei sõida, eks ole. Võttis oma väikse pausi, on ju. Kurat, ma pean teile ka saladus Kattel öelma. Mulle tuli siseinfo. Mulle väideti, et siseinfo on see. Ja lubati pärast täiendada, kui midagi muutub, aga öeldi niimoodi, et Tänak sõidab järgmine aasta, aga nagu Ogier pooliku hooajaga. Seda mulle kirjutati, ma saaks näidata, aga ma ei saa näidata, sest siis te tuleb välja, kes mulle kirjutas. Järgmine aasta Tänak sõidab. Ja, ma just seda ütlesin. Ja. Sõidab. Nii et, mis sa arvad härra amatöörist? Mida? Mis sa härra amatöörist arvad? Mina või? Amatöörist. Amatöörist, mis sa arvad härra amatöörist? Amatöör. Näe, amatöör. Ega mina ei tea, kas see üldse õige ärakõrratus või ei ole või on ta niisugune, no ütleme, et kroonika või... Ei. Aga kuhu ta siis läheb? YouTube ja Facebooki. Telekas ka läheb. Kui sul on telekas ja võtad YouTube lahti, siis ikka näeb. Aga mine tea, äkki ostavad selle kület saate ära praegu, sest mul on praegu tegelikult kõva teema siin, äkki ostavad. Aga ma ei tahaks neile anda, sest ma üldiselt panen nii... Aga sa ajakirjandusega tegeled, jah? Ei ole. Aga ma tahan niimoodi, et ma oma emotsioone annan tasuta teistele inimestele edasi. Mitte, et raha eest, kõik. Sest ma ei tea, kas te ise kuulete, näiteks Park Fermeed on ju. Aga Park Fermeed läks nüüd ka selle alla, et pead endale Postimehe tellima, siis saad kuulata. Väiksed interneti kasutajad. Okei. Me oleme siuksed vanakooli mehed. Tead, need vanakooli mehed. Ise oled ka vanakooli mees. Ja. Võta need vanakooli mehed ja väiksed interneti kasutajad. Need on tegelikult kõige hullemad sullerid. Ei, olema ausad, ma ei taha sulle öelda midagi, ma Eesti enda puhul, aga mina ka omast arust olen nagu väike kasutaja, aga lõpptulemus on see, kui sind tõmmatakse kuskile ajakirjanduses liistule, siis sa oled nagu kõige suurem pätt. Sellepärast, et sa oled sealt kuskilt vanast ajast, vähe kasutaja, sa oled nagu madalam kui muidu ja siis tõmmatakse ära.
aga okei, sõbrakesed. Sa ära solvu. Oota, ei, ma ei solvu, oota, ma panen kaamera kinni. Muidu tuleb liiga palju. Sellest palka viime sünnib. Ei saa. No siis ei ole sul sellega midagi pistmist, kui sa palka ei saa. Oota, oota, härra, aga siin on väga huvitav vaatenurk, väga huvitav point. Ütle näiteks see, mida ma teen, kas ma pean sellest palka saama? Aga see on ka töö. Aga ma teen seda hobi korras. Mul on see hobi. Siis sa oled hobi ajakirjad. Hobi, kui sa oled hobi ajakirjad, aga siis see läheb ajalukku. Aga see minu jaoks ongi see point. Aga kas seda peab siis maksma? Ei, ega see ei sega, aga see peab siis minema ajalukku. Ta läheb niikuinii. Hobi, aga neid hobisid on ju küllaltki palju. No vahet ei ole. Ja ma tean, ja internet on küll, mul on siin olnud neid ajakirjad igasugused pilte tehtud ja kõik on minust tehtud igasuguseid asju. Siin on niimoodi, et hobi talupidaja ja hobi see rallikast lubab või ei luba. Isegi pildid on olnud Postimehes ja võt see, ma olen selles suhtes, tead, ma niimoodi olengi konkreetne inimene. Mina ütlen sulle konkreetselt, minu jääb see YouTube üles ja sul on täiesti vaba sõna ja see täpselt, mis sa ütlesid. Aga meil vaba riigis meil on vaba sõna. Õige. Ma ei lõigu seda ära, et mis on, mis sobib, mis ei sobi, kõik läheb nii nagu on. See ongi minu point. Nüüd sul on võimalus harjuta ka Reformierakonda. Õige, yes. Ja. Mina ei ole Reformierakonda. Täpselt ongi niimoodi. Mina ei ole. Ja Reformierakond, ta teeb kampaaniat praegu. On sul täpselt õige poiss. Kus see on? Kuule mees, ma olen EKRE liige. EKRE ei ole või? Olen küll. Oled? Vot, no mis siis on? Nüüd ei ole. Nüüd muutus venna kohe. Nii pekki. Kurat küll. Liibe sell oled. Ma ütleks nii. Aga okei, sõbrakesed. Et selline oli siukene lõbus jutt. Ma pean veel mõne noore poisikesega, oota. Et pean ka veel intervjuud tegema, aga muidu läheb intervjuu väga pikaks, ma panen praegu pausi peale. Nüüd tuleb, et see on EKRE. 3-4, Lasso! No vot niimoodi. Siin ma olen, siin on nüüd näha, mismoodi rahvas levitab ja rääkige mulle, et lippe pole. Ja vaat siin nüüd katsume pilti saada ka see, kuidas mõni kiiremees kavatseb sõita. Viimati läks ilmööda. Vaatame, kuidas järgmine keegi tuleb. Selle katsume pilti saada ja siis vaatame, mis siin veel inimesed arvavad. No nii, ja siit nüüd tuleb. Ja me mõtleme siin kõik spordireporterid on siin valmis, keegi ei tea, kes tuleb, kes on kiirem, aga ta tuleb ja ta tuleb siin täiega. Eesti lipud levivad, see ei ole Ott Tänak, aga me vaatame, kes see tuleb, see on kindlasti, ma arvan, see Formeau, ja siit ta tuleb Formeau. Niimoodi rajult pani minna, amatööri lipu alt läbi tegi lipu tolmuseks, amatöör peab lipu jälle ära pesema homseks päevaks, nii et mitte midagi teha ole. Ja nii, siin on mul, ma ei näita inimesi, nad ei tahaks näha, aga väike, ei, ära põe, ma panen pildi ära, tead, nüüd sa jooksed pildi ette ise, tead. No räägi mulle, sina oled ka nüüd üks rallifänn ja räägi, mis sa arvad sellest asjast, kas need on normaalsed inimesed, kes siukse tee peal nii kiiresti sõidavad, või sa oled selle poolt, et nad peaksid tegelikult liikluseeskirju järgima? Ei, normaalsust on asi kaugel, aga liikluseeskirju ka ei pea kindlasti jälgima. Kurat, mina eile sõitsin siit katset läbi, seal oli mingi 50 märgid. Ma mõtlesin, oota, kas need rallimehed siis tulevad käsilased vahepeal kiirus maha või? No seda pead sina jälgima. Kui on katse kinni, siis tuleb sõita nii palju, kui arvast tuleb. Okei. Aga ütleme, sa ju tahtsid öelda seda, et jumala tore, et amatööri visitas seda pleissi. Jaa, kindlasti. Väga äge kokkusattumus, et sattusime siia ühe põllu peale.
no vot, midagi teha ei ole. Ma ei ole küll põllumees, aga mulle see põld meeldib. Ütleme niimoodi. Siin põllul on mitu korda oldud ja, Okay. kindlasti ka veel. Nüüd mul on siin vinged noori fännid. Ma olen nende noori fännide käest intervjuud võtma. Ma saan aru, et nende vanemad lubavad nendega rääkida, nii et ma lähen nende käest nüüd intervjuud küsima. Nii et okei. No niimoodi, noored poisid. Amatööri jõuab ka teieni. Niimoodi, et vaatame ära, kui tuleb järgmine auto, siis ma küsin teie käest küsimuse ja siis te saate ise rääkida, siis praegu kohe tuleb auto, muidu katkestab meid ära, on ju? 4. Teid on 4, okei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oota, 4 on ikka teid või? Jah, 1, 2, 3, 4. Okei, 4, kes number 1 on? Tema vist. Ei ole, siis mina hakkan lugema, siis peab siit poolt lugema. Ei, mul vahet ei ole, kuidas? Ta on kõva nigi kõige väiksem, tema peab esimesena. Tema, okei, sõbralik värk. Okei, räägi mulle nüüd, kui vana sa oled? 5-aastane. 5-aastane, oota, ma panen pildi niimoodi, et kaugemalt näeks sind. Okei. Kas sa oled, kui pikka aega sa rallifänn oled? Kas sa oled rallifänn või? Jaa. Kaua aega sa juba oled rallifänn? Sünnist alates. Sünnist alates. Milline sinu esimene ralli oli? Okei, vaatame ära ja siis hõikame kaasa. Vaatame, kohe tuleb siit, keegi tuleb. Kes tuleb? See on Esa-Pekka või? Kes tuleb siit nüüd? Lärmi. Vaatame, kes on, kõik karjume, kõik teeme. Ei, mis lärmi, see on ralli. Esa-Pekka, jaa. Nägite nüüd? Oota, poisusse. Mis sa kardad lärmi või? Mis oled rallifänn juba sünnist saati ja kardad lärmi või? Sa pead need tropid kõrva panema, siit kui see müra on. Selle pead kõrva panema. Okei. Nüüd ma võtan siis nagu intervjuu järgmised. Aga sa hakkad ka rallit sõitma või? Jaa. Hakkad? Unistus on see mul. Vot see on kõva. Ma toetan sinu unistust. Ja ma ütlen sulle enda käest, ütlen niimoodi. Mina unistasin ka, et ma tahan ükskord ühe ralli vähemalt sõita. Ja ma sõitsin ühe ralli Saaremaal. Ma olen ühe sõitnud. Ja sellepärast ma sulle ütlen ka, unistused lähevad täie. No nii, sina oled siis number 2 meil, jah? Ja. No räägi välja, mitu aastat sina oled rallifänn olnud? No, mitte päris sünnist alates, aga pikalt. Pikalt? Sellest saati, kui me esimest korda nägime seda, siis mulle hakkas meeldima see tundus huvitav. Aga millal sa esimest korda nägid? Ma olin mingi 7 või 6, ma ei mäleta. Okei. Aga vaata, see aasta nagu Ott ei sõida. Ja. Kas sul on selle pärast väga kurb? No kurb, aga kas teised poisid sõidavad ägevalt meil ju? Ja. No vot, kas sa hakkad ka rallit sõitma? Ma ei tea. Vaatad jooksvalt? Õige mõte. Plaane tee, tark ei torma, tuleb rahulikult mõelda asja peale. Nii, number 2, sina oled kõige edevam, sina oled sama edev nagu mina olen. Aitäh. Aitäh, kurat, oota. Nüüd peame nukid lööma. Nukid, jess. Näete nüüd inimesed, see on nüüd kõige edevam poiss, see on siuke poiss nagu mina olen. Tema tahab väga intervjuud anda niimoodi, et tutvusta ennast, kes sa oled, kus sa tuled? Ma tulen üldse Kambjast. Olen 9-aastane. Nii. Olen ka mingi 7-aastaselt rallifänn. Okei. Ja ma olen ka väga kaua unistanud, et ma oleks saanud rallit sõita. Oleks saanud, oota, aga... Tähendab, ma saaks rallit sõita. Saaksid, see on hea unistus. Ma olen lasteaias saati unistanud seda. Aga siis on äge. Aga kes su lemmik rallisõitja on? Ott. Ott see aasta ei sõida, kes praegu on? Solberg. Oota, sul on katsuda, okei. Oota, vaatame selle ära, siis räägime edasi. Siit tuleb, me saame kohe hea pildi. Sina ütled, röögid mulle kõva häälega, kes see oli? Sina räägid mulle kõva häälega. Kohe kõva häälega röögid, kes on? No, vaata, kes see on? See on ilmselt mingi Ford on. Näed.
ei näinud või? See äkki see... J.A. valges just. Joshua oli äkki. Joshua. Nii, aga räägi mulle sihukest asja, et näiteks kui sa, no oletame, kui sa homme saaksid ralli sõida, mis autoga sa sõitma hakkaksid? Toyotaga. Toyotaga. Aga miks sa Toyotaga sõitma hakkad? Ma ei tea, mulle meeldib ja Ott sai sellega ka maailmameistriks. Okei. Sa arvad, et auto võidab või võidab see, kes see roolis istub? Roolis ikka, aga mulle meeldib selle hääl ka ja... Okei. Sa oled kaval poiss, sa oled õigel teel. Nii, ja sina oled number 4. Võistleja number 4 asub tulla nüüd ja vasta meile, millise autoga ta sõitma hakkab. Toyota. Ka Toyota? Kuni vaim küll, see Toyota ei jõua nii palju Toyotasid toota, kui kõik Eesti mehed hakkavad Toyotadega sõitma. Ei, aga päriselt ma ütlen, et kuidas sinul on? Sul on ka unistus, tahad sõitma hakata? Jaa. Oled proovinud? Pigem F1-s. Aga proovinud oled? F1 ei, rallika mitte. Mängu? Jaa. Aga päriselt sõitnud näiteks Karti olen. Oled sõitnud? Kuidas meeldis? Sa oled ka sõitnud? Jah. Me oleme koos käinud suht palju. Võidu olete teinud või? Me ei ole nagu võistlemas käinud. Ei, nagu omavahel võidu naljaga. No naljaga põhimõtteliselt olema. No olete, kumb võitis? Naljaga. Vist tema. Okei. Kuule, aga siis ma saan aru, et sul on kätt ju. Miljuste kaartidega sõitsite? Päris nende sportkaartidega või? Suurtega ja siis talvede sees. Okei. Ega sa cross-kaarti pool proovinud ei ole? Need on need, vaata, millel on maastikurattad ja need asjad. Kiiresti paned? Ei, need ei ole. Aga sa vanematele oled ka ütelnud, et kuulge, et härrased papa, mama ja värki ja et nüüd on asi nii, et ma mõtlesin, ma hakkan autorallit sõitma. Mis nemad asjast arvavad? Ei tea. Ei ole küsinud või? Ole vastuse võlgu. Ma ütlen, et ära parem küsi, aga unistust ära maha mata. See on kohe kindlamaks kindlam. Sellepärast, et kui sa papale mamale ütles, et hullud pead, see maksab nii palju, aga kui sa unistust maha ei mata, siis kõik tuleb iseenesest. Peaasi, et tahtma peab. Nii, et aitäh, poisid. Ja teie õigete loomulikult kõige, kes on kõige ägedam end? Amatöör. Amatöör, aplaus! Aitäh teile, poisid. Väge vahva. Näed, nüüd tuleb siit. McCullen on sellist või? Armstrong tuleb nüüd. Äkki. Ei, see oli Armstrong ja järgmisena peaks vist Martin Šešk tulema, see Läti poiss. Aga näete, see lipp, mis seal on, see on minu lipp, amatöörilipp. Mina panin, aga see on amatöörikiri ka peal, nagu see. Amatöörikiri. Lugesin jah. Amatöör, seal lipu peal on ka. Nii et, võt nii, armsad inimesed, nüüd mul sai nii pikk video, et ma ei tea, see tuleb nüüd küll Rally Estonia kokkuvõttesse, vahepeal ja mingid asjad, aga siin mul on nii toredaid vestluspartnerid on kõik, aga ma seal kõik kokku panen, seda on rohkem kui tunni jagu. Niimoodi, et head vaatamist, kelle kannatust on. Ahoi!